tere, üks vägi. Tere, armsad. Täna oli see päev, kus ma tundsin, et jällegi pean tulema siia. Tõuge tulla siia teie ette. Üks vägi. Ootan teid kohale. Enne kui me alustame, täna räägime usaldusest. Tulge aga. Elle on kohal esimesena. Väga äge. Kõik, kes pole siis siin laivis või siis ka siin grupis väga ringi vaadanud siis ja vaatate praegu siis, mis asi on üks olemine. Aga ikka on kõik teised kohale ka. Vaatame, kas... Kus ma reklaam... Oi, kus hakkas sellest rääkima. Hakkasid siin asjad rääkima. Vaatame, kas me leiame teised üles. Kutsume teised ka siia. Tere kõigile. Teid vaatab juba 4. Näen teid. Täna räägime usaldusest. Liia on ka seal kohal. Tere, Liia. Ütelge mulle tere, kus te vaatate. Ja räägime ühest olulisest asjast täna nimega usaldus. Usaldus tuleneb sõnast usk. Usaldama, endasse uskuma, usaldus. Sellest sõnast tuleb igasugused toredad asju esile. Mul musin orskab jälle, nagu te kuulete. Et see üks olemine, kes siin grupis siis on ja pole minu laive varem vaadanud, siis see ei ole eraldi seismine maailmast, vaid kogemine, kus sa tõesti saadki aru, et me oleme kõik ühendatud energiatega, ühendatud oma lugudega, ühendatud energeetiliselt hingedega. Mitte lugus, vaid see teadlikkus, et me oleme kõik üks. Me oleme kõiges selguses, kohalolus, kõiges ühtsuses. See on teadvustamise koht. Mõistus tahab eraldada. Või näed, sa Ander vaatab ka seal. Nii, ja üks vägi, see grupp siis, see on see, kus loomine ei tule pingutusest, vaid ühe teise usaldamisest ja panustamisest. See on puhta kohalolu jõud, kus sa lihtsalt tead, mis sa pead tegema. Nagu mul siin täna hommikul oli, et ma pean tulema siia eetrisse. Ja üks vägi on jõud olla tegelikult sa ise. Üks vägi. Tõelisest teadlikkuses ja tõelisest tões elamine. Ja kui sa oled üks olemises ja üks vägi, siis sa tead, et sul on alati iseenda seljatagune. Sa ei ole eraldi teistest. Kõik, mis sind teiste juures ärritab, tegelikkuses näitab sulle sind ennast ja sa saad ennast vastu võtta ja näha, et sa oled ise samamoodi, samasugune. Vot. Aga siis usaldusest. Täna. Suurem pealkiri selle kohta siis. Kõikidele, et kui palju sa oled oma elus üritanud ära tunda ja teada ja kontrollida. Mina küll olen täiega. Et saaksid siis lootes, et kui sa kontrollid ja teed need asju, et siis sa justkui saad turvaliselt edasi liikuda. Mul on olnud siin viimastel päevadel päris palju tegemist selle usalduse asjaga. Endas, usaldusega endas, oma tões. Eks ju. Ja turvatunne, see sünnib usaldusest. Turvatunne sünnib usaldusest, mitte kontrollist. Eks ju. Usaldusest elu vastu. Kui te vaatate seal, siis õigake, kus kohast te vaatate.
kust kandist te vaatate? Soomest vaatab Elle. Tšau Merike, Roosi, tere Ave, kallis, tere Kaidi vanatoa. Nii tore, et te seal olete. Kohe niimoodi klõpsti platsis. Väga vahva. Väga armas. Ja kõik, kes vaatavad pärast järgi või vaatavad YouTube'is, siis ka kirjutage, kuidas teil selle usaldusega lood on. Et märgata ka seda, kui palju ma tahan midagi kontrollida. Ikka tuleb mulle mingisugune tohutu, täna just oli see koht, hommikul jalutasin koeraga ja vaatasin, kuidas mul on nii suur tahe midagi korda saata, aga ma ei saa seda enam kontrollida. Seda ei ole võimalik enam kontrollida, sest et elu sunnib sind olema siin, kus sa oled, eks ju, ja tegema neid valikuid, mis sa saad teha selles hetkes. Nii et huvitav. Me pole harjunud tundmatusega, me pole harjunud sellega, mida mingi asi kaasa toob, me pole harjunud mingisuguste asjadega, mis meil siin ümberringi toimub, eks ju. Me oleme harjunud, et meil on turvaline ja siis me püüdleme turvalisuse poole kogu aeg, aga praegu elu justkui testib kogu aeg, testib sind ja paneb sind sellistesse olukordadesse, kus ta nõuab sul jääda iseendaks oma lahkuses, oma tõelisuses, oma nagu haavatavuses. Ma näen seda täiega iseenda pealt. Aga mis asi siis usaldus pole? Inimestel on tihti vale arusaam sellest, mis asi on usaldus. Usaldus ei ole naiivsusega pimesi allumine. Ei ole see, et lähen kõigega kaasa kogu aeg. See ei ole see. On kohalolu, kus sa saad aru, mis on tõde ja mis mitte, eks ju. Või usaldus ei ole lootus, et äkki nüüd kõik asjad hakkavad hästi minema järsku. Et ma loodan, et asjad lähevad hästi. Ma olen hästi palju seda teinud. Et ma loodan. Lootus on üks kõige suurem hävitaja ever. Palun ära looda mitte midagi, vaid teadvusta, mis on. Eks ju? Ja tee valikuid, mida sa pead tegema selles hetkes. Et alati võivad asjad minna igat pidi. See, et nad lähevad hästi, nad lähevadki hästi ka siis, kui nad ei lähe nii, nagu sa tahad, et nad läheksid. Sest universumil on alati omad plaanid. Eks ju? Ja usaldus ei ole enesepettus ega positiivne mask, et kõik on justkui hullult hästi, vaata. Et usaldus on tunnistada seda, et vahel on ikka kuradi ma raske. Et praegu on siuke tunne või et praegu on nii või naa. Või et praegu ma ei taha või praegu ma ei soovi. Või praegu on nii, eks ju. Me ei pea mitte midagi peitma. Mitte midagi. Ja see, kuidas keegi sellele reageerib, mida sa tunned või kuidas sa oled, see ei ole sinu probleem. Sina lihtsalt võid kõike kogeda, kõike tunda, kõike väljendada, mida sa tunned. Siin maailmas on olnud sellised asju, et me pole usaldanud seda, me pole usaldanud ennast ja kõike seda, mida me kogame kogu aeg. Me pole usaldanud ennast väljendada, me pole usaldanud tunda, me pole usaldanud väljendada armastust, me pole usaldanud me pole usaldanud elu. Ja seepärast me oleme kogu aeg kontrollinud iseennast, kuidas me peaksime olema, et teised ei reageeriks. Asi on selles, et nüüd on see koht, kus me ei saa enam ennast kontrollida. Nüüd on tarvis tegelikkuses ka olla päris ja ehe. Sest et sulle lasta, reaalselt sulle lasta ennast kontrollida. Justkui kes siis ei lase. Su teadvus on nii puhtaks saanud, su vastuvõtmine ja kogu see teadvuse väli on nii suur, et kogu su olemus ja avatus on nii võimsaks saanud. Su kogemus, elukogemus tahab kogemist ja hing tahab olla vaba. Ja seepärast, kui sa märkad, et sul asjad lähevad raskeks või tekib mingisugune raskuse koht, siis alati märka seda, et või küsi iseendalt, et kui mina oleksin mina,
kas ma praegu valiksin seda või kas ma teeksin seda või kas ma oleksin see, on ju, ja kui vastus on jah, siis go for it, vaata. Isegi kui see tundub imelik. Et see, kuidas keegi reageerib ja oma mingit tähtsust kallis, eks. Ja et see ei ole lihtsalt siuke positiivne, ma olen ilgelt positiivne kogu aeg, vaata. Ja usaldus ei ole ka intellektuaalne otsus peas, vaid usaldus tuleb täielikus julguses teada, et ükski hetk praegu ei ole ootuspärane ega ettearvatav. Märgake seda, kui palju te olete hetkel oma eludes kõik püüdnud midagi ettearvatavalt nagu luua, korda saata. Mina olen teinud siin eriti viimasel nädalal mingisuguseid plaane, mingisuguseid asju. Et ma panen mingi asja nagu paika ja see lihtsalt ei saa sündida. Just lihtsalt ei saa sündida. Ja see ei ole seotud sellega, et sa oled kuidagi kohusetundetu või sa oled kuidagi halb või kuidagi distsiplineerimatu või kuidagi ei pühendu. See ei ole see. Vaid asi on see, et praegu kohalolu on praegune hetk, mis on praegu, on kõige tähtsam. Ehk siis toimimine toimub tunde pealt selles hetkes väga-väga spontaanselt. Väga spontaanselt. Nagu ka praegu hommikul ma tõusin üles ja ma käisin koeraga jalutamas ja siis tuli see tunne, et ma nüüd tulen laivi. Et ma ei saa seda ette planeerida, et ma tulen homme kindlasti, sest et elu võib igast asju vahele keerata. Eks ju? Ja nüüd ma usaldan seda, on ju. Aga mis asi siis usaldus on? See on ka asi, mis võiks meil olla kõikidel juba sellest hetkest alates, kui me sünnime, minul kaasa arvatud ja minu vanematel ja kõikidel, kes meie esivanemad on, eks ju. Et mis asi siis usaldus on? See on elu ja enda sügav aktsepteerimine, lubamine, sügav lubamine. Isegi kui kõik tundub totaalselt kaootiline, mul oli eile üsna selline tunne oli selline, nagu ma oleks õhus kogu aeg, et ma ei saa kuhugi toetuda. Selline tunne oli. Ja tundus, et mitte midagi pole kontrolli all. Ja mul üldse viimased 3 päeva olnud väga huvitavad. Ehk siis ma olen, tihti te teate, eks ma teen coaching uid, siis mul on isiklik elu ja vahel on Google'i kalendris on mingid asjad, mis on tarvilikud. Ma olin kogemata pannud juuksuri aja omale kalendrisse valesti. Siis ma maniküüri aja unustasin ära, siis eile pidi olema mul üks coaching kell 4, siis lihtsalt nagu aega vaatasin, issand, kell on 4:30 ja mulle teatas inimene, et kuule, et meil pidi olema coaching kell 4. No reaalselt selline tunne, et nagu, mis mul viga on. Aga tegelikkuses see ongi see, et me oleme, kes iganes siis teevad suuri hüppeid, te võite tajuda selliseid asju, et asi ei ole selles, et sul on midagi halvasti, vaid asi on selles, et usalda seda, mis on, see peabki nii olema, et midagi suuremat saaks sündida. Puhtalt usalda, tule joondu iseendaga, tule kohale iseendaga, sest kõik on täpselt nii, nagu peab. Sest mul on olnud väga kaootiline kogu see nädal või põhimõtteliselt. Mis asi veel usaldus on? Valmidus liikuda südamega ees. Vaat see on nüüd üks koht, mida me oleme siin selles grupis ka palju teinud, et süda läheb ennem, südame kaudu, eks ju. Isegi ilma kindla vastuseta. Lihtsalt usaldad, süda läheb ennem. Me ei saa enam teha otsuseid peast, vaid südamest, sest et süda juhib. Ja süda juhib, sest et pea tahab ütelda, minu pea tahtis eile ütelda seda, et nagu ma ütlesin, et meel siis, eks ju, egomeel, et võta ennast kokku hoidi, et kuidas sa nagu, inimesed maksavad sulle raha ja sa tule õigel ajal kohale. Ja samal ajal ma olin südames, ma suhtlesin selle kliendiga ja tuli hästi ülivõimas säns sellest, mis siis 3 tundi hiljem algas, eks ju, et see oli midagi väga suurt. See oli seotud enese väärikusega ja enese väärtusega, et sa oled piisav,
eks ju, see oli hästi-hästi võimas. Sest et usaldus on ka üks asi, usaldada, et sa oled piisav. Et kui sa seda kohta iseendas vaatad, me täna ei räägi sellest enese piisavusest, vaid usaldusest, sest see tunne, et ma olen piisav ja see teadlikkus, et ma olen piisav, see on ülisuur teema. See on ülisuur teema. Kui sa julged seda lihtsalt valida ja see on seotud usaldusega. Ja et süda juhib praegu. Usaldus on see, kui sa lased südamel juhtida. Ütelda seda, mida on vaja ütelda sellel hetkel. Teha seda, mida on tarvis teha sellel hetkel. Kõnelda, kui on vaja teha sellel hetkel. Ja kui see kõik tundub kaootiline, siis usalda. Isegi kui inimesed tahavad riiada sinuga või pahandada sinuga, usalda. See peabki nii olema. Mõistate? Mis asi veel usaldus on? Usaldus on siis oskus tajuda energiat. Mitte alati otsida infot või loogikat. Usaldada energiat. Usaldada seda, et ma pean nüüd seda tegema. Vaata. Mitte otsida loogilist selgitust. Nüüd hakkab musi vett jooma, kui te jälle kuulete. Tihti ta laivi hääl teeb seda. Lürbib. Ja selleks, et tajuda energiat, sa pead nagu laskma lahti loogikast. Kuidas lasta lahti loogikast? Alistud, lõdvestud, usaldad, et see kaootilisus on tarvilik, sest kaootilisus tundub kaosena siis, kui sa oled alistunud oma südamele ja tuleb peast välja. Ja seda oskust siis arendame me selles 12-nädalases programmis, ehk siis oskus usaldada energiat ja tajuda energiat ja usaldada energiat. Sest see nõuab sinult siis alistumist ja kõik, kes on minul selle 12-nädalase Lady Grace'i uue maanaiselikkuse teekonna ette võtnud ja läbinud, tohutu suur usalduse aspekt on naistel tekkinud ja naistel eriti. Et täna ma võtan ette sellise asja, et ma suhtlen ka meestega. Mul on päris mitmete meestega täna siis kõnelusi. Et toetada ja olla panuseks neile. Just nimelt selles asjas, et mehed usaldusega on see seotud. Naised saavad olla alati panuseks meestele, eks ju. Ja usaldus on valmidus lubada elu endal läbi voolata. Mitte elu kontrollida, eks. Et kõik voolab sinust läbi, kõik tunded, kõik emotsioonid, kõik olukorrad, kõik asjad voolavad sinust läbi. Ja sa ei peata midagi, sa ei väldi midagi, see kõik tuleb ja kõik on. Ja siis on üks osa, mis on ülimalt mitte teadvustatud aspekt, on usaldus iseendaga. Mis asi siis see veel on? Eks ju, et kui sa kuuled oma sisemist häält ja ei jookse minema, ei lähe loogikasse. Kui sa kuuled oma sisemist häält, ehk siis hinge, mida hing sulle räägib, mida süda sulle pajatab. Sest et me läheme selliste vanade mustrite põhiselt, aga ma olen ju alati sedasi teinud ja või see asi töötab pea või mõistuse põhjal, on ju. Et see on usaldus endaga, kui sa kuuled enda häält ja sa saad hakata veel kord siis kuulma, kui sa tuled kohale, aeglustad, tunned, teadvustad, et sa oled armastus. Naisena, mehena sa oled armastuse ruum. Sa oled see raam, et armastuse ruum saaks õitseda. Usalda seda, et sa oled tugi, sinu najale saavad mees siis, et sinu najal saavad naised õitseda väga palju. See usaldus ja turvalisus saab esile tulla, eks. Ja usaldus endaga on siis veel, kui sa lased endal midagi valida, isegi kui teised seda ei mõista. Kui sa valid, teed mingid valikud, kui teised sinust üldse aru ei saa. Ja sa lubad endal teha neid valikuid, kui teised sinust üldse aru ei saa. Sind hukka mõistavad või pahaks panevad või tagasi lükkavad või. Usalda. See on iseenda usaldus.
Ja usaldus endaga on veel see, et kui sa austad oma rütmi, oma tunnetust, oma teekonda, sinu rütm, sinu elu, sinu teekond, sinu valikud, sinu rahulik enese kulgemine rütmis. Sest et väline maailm nõuab, et sa planeeriksid, väline maailm tahab, et sa teeksid seda. Palun usalda ennast oma rütmis, et sul on hea. Kuidas hakata seda tegema, ilma et sa alluksid kogu aeg välise maailma survele ja et sa ei oleks see tuulelipp, et maailm sind ära lohistab. Jällegi see 12-nädalane teekond, naised, mehed ka. Meestel on üks ülivägev programm, mida teeb siis Hendrik Oviir. Eliitmehed ja eliitmeestel tuleb üks äge suvelaager 2.–4. juulini, kui siin mehi vaatab, mida ma ka korraldan, aitan neil korraldada. Ja naised, teile siis ühendus iseendaga, tuleb laager 21–25 juuli, see on 4 ööd ja 5 päeva. Ja selle kohta te kõik saate sinna osalema tulla, et meil on päris palju juba registreerunuid. See programm on üsna tihe, see on esmaspäevast reedeni. Ja see saab olema väga võimas. See on mere ääres Topu puhkemajas, see on traditsiooniline laager. Et seal on see usaldus, mis saab tekkida sinuga, kallis. Et kui sind kõnetab, tule. Ja võib-olla see ongi see, mida sul on just tarvis. Mis asi veel on enese usaldus, kui sa lubad endal olla kaootiline, ebaloogiline. Et kui sul tuleb tunne või teadlikkus või sisemine teadmine, et seda on tarvis teha, siis luba seda endale. Et enese usaldus, see on üks samm, mida ma pole osanud. Et kuidas seda tegema hakata ja kuidas nagu julgeda seda usaldust elada. See on inimkonnas tarvilik õppida. Sinul on tarvilik see ära õppida ja mäletada. Sest see on üks kõige tähtsam aspekt, sest vastasel juhul, kui me ei usalda elu, ei usalda ennast, ei usalda armastust, valgust ja tõde, mis on, siis me peame kogu aeg võitlema, me peame kogu aeg kaitsma, me peame kogu aeg kontrollima. Ja see ei ole elu, see on kannatus puhtalt. Nii et sul on siin valikud nüüd. Miks me ei ole usaldanud? No, miks sa ei ole usaldanud? Miks me ei ole usaldanud? Ei ole usaldanud, sest meil on õpetatud selles ühiskonnas, et turvalisus tuleb väljaspoolt, turvalisus tuleb rahast, turvalisus tuleb teisest inimesest, turvalisus tuleb autoriteetidest, varadest, reeglitest. Ja see ei ole tõde. Me ei ole ennast usaldanud oma väärtust ja väärikust ja piisavust endana näinud, oleme selle unustanud. Miks veel me pole? Miks me ei usalda ja kus me oleme selle kaotanud? No, minul oli eile hästi suur sügav teadmine seda, et see, mida ma tean, no naistel on olnud hästi palju seda, et üldse, et laps räägib siis, kui kana pissib, on ju. Või see, mida sa tead või millest sa teadlik oled, et sa ei tohi seda rääkida. Et see ei ole mingisugune tõde. Eks ju, sa ei tohi teada seda, mida sa tead. Intuitsioon ja sisemine tarkus lükati kõrvale lapsena. Ja praegu ma vaatan ka hästi tugevalt seda, et hästi tähtis, kellel on väiksed lapsed, et usaldage. Kõnelege lapsega nii, nagu te räägite kõige targema inimesega maailmas ja laske tal rääkida. Küsige küsimusi, lapsed räägivad teile vastu selliseid asju, mis on uskumatu. Siuke tunne, kus ülikoolis nad käinud on. Laske rääkida. Meil, kui me lapsed olime, praegu hakkaski näete mu keha kohe reageerima sellele. Mäletama seda. Ehk siis vabastama seda teadlikkust. Et me saame rääkida seda, me võime rääkida seda, isegi kui see toob esile kellelgi mingeid valusaid asju.
ja meie sisemist teadmist lapsena lükati kõrvale, häbistati, vaidlistati, suruti maha, keelati ja siis hakkasid ise keelama seda, sest sa uskusid, et see pole tõde. On ju, see on teadlikkus ja nüüd sa saad oma valikuga otsustada, sa võid rääkida kõike, sa võid valida kõike. Ja miks veel me pole usaldanud või oleme usalduse kuhugi jätnud? Me kartsime eksida. Me kartsime valu, sest kui ma eksin, siis ma saan karistada ja ma saan haiget. Said koolis 2 või pandi nurka või pandi kunagi vanasti hernestele või anti peksa reaalselt. Kartsime eksida, siis me hakkasime kontrollima ennast. Need on olnud ajad, mis on meie rakumälus ja ma toon need spetsiaalselt siia esile. Miks me pole usaldanud ja nüüd on tarvilik täiskasvanuna teadvustada, et see oli siis ja vastu võtta seda, et nüüd ma olen siin, minu hing on siin, see oli minevik, aitäh ja ma valin selle. Ja ma loobun nendest lugudest, et see, mis oli, et see on kuidagi raske või et sellest on kuidagi raske vabaneda. Ei, ma otsustan, sellest on lihtne vabaneda ja ma vabanen, sest see oli siis, enam ma ei pea seda looma. Ja kõik, mis seda nagu kinni hoiab veel kuskil raku tasandil, ma lihtsalt lasen sellest lahti. Suvelaagris me kindlasti teeme palju selliseid praktikaid selles osas. Ja samuti siis Lady Grace'i teekonnal, kallid. Et tulge jõuliselt iseennast valima, sest see on kõige briljantsem aspekt, mis sa saad kunagi iseenda eluajal iseenda jaoks teha. Avaneda täielikkuses elule, kes sa päriselt oled. Ja kui ma teen neid kraadimisi, siis ma ka väga näen seda, kuidas me ei usalda ennast seda sammu teha, astuda sellele iseenda rajale, selles usalduses iseendaga, sest me ei usalda teisi, ei usalda seda välist maailma. Ja ma näen ka seda, et minu puhul, eks ju, et inimesed, kes on mind usaldanud, see muutus, mis on aset leidnud, on väga-väga suur. Ja ma mõistan ka seda, miks inimesed ei usalda ennast, et tulla sellele rajale, sellepärast, et see muutus, mis aset leiab, see vabanemine on väga suur. See, mida sa saad vastu võtta endas, on väga suur. Aga ma ütlen siin saladuskatte all, et see pole hirmus, vaid see on ilus. See on kõige ilusam asi üldse, mille nimel võib elada igal sekundil, nähes iseennast ja seda briljantsust. Ja usaldust takistavadki siis need mineviku haavad ja need lood ja uskumused, et ma ei saa enda peale loota. Ma ei saa ennast usaldada, sest ma eksin, aga see ei ole tõde. Sa ei eksi. Hirm tundmatu ees, sest et sa kardad eksida, on ju. Mis siis, kui ma teen vea, mis veel ei lase usaldada tihti. Need on kõik vaatenurgad, uskumussüsteemid. Need on kõik minevikus kinni elamise kohad. Kontrollivajadus. Ma ei oska, ma ei tea. Uskumus, see on vale, see ei ole tõde. Need on kõik meie kaaned, mis me oleme ennast kinni kaanetanud. Need tuleb lahti võtta ja usaldada. Või siis alateadlikud programmid ja hääled, mis ütlevad, et sa pole piisav. Sa pole piisav, sa pole piisav. See ei ole tõde. See ei ole tõde. See on ära õpitud vale. Ja kui niisugused asjad juhtuvad sinuga, siis tea, et see on just nimelt kutse. On kõige suurem võimalus usaldada sellel hetkel, et see peabki täpselt nii olema. Et sa ei saa mitte millestki aru, sa ei oska mitte midagi, aga ma teen seda sellegi poolest. Ma usaldan sellegi poolest. Ja nüüd ongi, kas sa oled valmis astuma tundmatusse, et kohtuda täielikkuses iseendaga, eks ju? Ja mis siis, kui sa ei pea sinna üksi astuma? Sa võid usaldada ennast, minu ka sellele rajale astuma. Ja ma kutsun sind tõeliselt elama seda
kus iga samm ei pea olema ette teada, kus sul on nii suur usaldus elu vastu. Enda osas. Kus sul ei ole vaja midagi ratsionaliseerida ega põhjendada, sest sinu elu ja sinuks olemine ongi see loomine, mida sa lood. Eks? Usalduse osa on ülisuur aspekt, naised, mehed, mis võimaldab sul vastu võtta elult rohkem ilu ja kõiki kogemusi ja kõike seda, mida elu pakub sulle. Nagu kõiges. Teid vaatab päris palju siin, ma vaatan. Tere, armsad. Et samal ajal, kui ma ütlen tere osadele, siis ma ütlen ka koheselt aitäh, et te vaatasite. Kell on täpselt 1. Ja keda kõnetab, siis tulla minuga vestlusesse või üldse alustada seda teekonda. Andke märku. Hea meelega olen sulle panuseks ja teejuhiks. Sest et mis saab olla ilusam, kui sa avastad iseenda ilusa hinge suuremalt kui kunagi varem. Kui ma erakordselt võimeka keha, mille olemasolu tervendab mitte ainult planeeti, vaid ka kõike su ümber. Toob hapnikku ja värsket õhku. Ja mis siis, kui su tarkus on see, mida maailm tahab ja ootab. Igal juhul aitäh sulle, armas, ja pange ennast suvelaagrisse kirja. Veel kord ütlen, kes plaanib tulla, siis kohtade arv on piiratud. Meil on veel pooled kohad saadaval, aga need ei ole enam kauaks. Ja kallid mehed, eliitmeeste suvelaager, kus olen ka mina. See toimub siis Lahemaal 2.–4. juulini. See on siis 6 aja pärast umbes, täna on 6. juuli. Hipe puhkemajas, Lahemaa metsade rüpes. Mehed mehelikkusesse. Mehed kohtuvad metsas, et ennast laadida. Ja seal osalevad ka mõned naised, kes siis on korralduses. Aitäh, et te siin olete, aitäh, et siin vaatate ja vaatame, millal on siis järgmine hetk, kuidas ma ja millal ma tulen eetrisse teiega. Aitäh, armsad. Tšau!